Tere õhtust, korvpallisõbrad! 2 nädalat on taas möödunud ja eetrisse jõuab 41. pallkorvi saade. Tänaseks teemaks on loomulikult Eesti Korvpalliliidu presidendivalimised. 4 aastat alaliitu juhtinud Jüri Ratas on lahkumas ja uuteks valimisteks seadis oma kandidatuuri üles vaid üks mees, endine korvpallur ja legendaarne treener Jaak Salumets. Loomulikult viime täna läbi ka loosimise, nii et kes on meie Facebooki lehte laikinud ja meie saate reklaami jaganud, võivad võita ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Aga nüüd tänase saate juurde. Eesti Korvpalliliidu ametist lahkuv president Jüri Ratas täitis enamuse ametiaja alguses püstitatud eesmärkidest. Eesti Korvpalliliidu uueks presidendiks kandideerib Jaak Salumets. Kas peatreenerina Eesti koondise Euroopa 6. tüürinud mees suudab sama ka presidendina? Eesti Korvpalliliidu prioriteediks on endiselt noortetöö. Meie tänaseks stuudiokülaliseks on Eesti Korvpalliliidu presidendikandidaat Jaak Salumets. Tere õhtust! Tere õhtust! Miks otsustasid Korvpalliliidu presidendiks kandideerida just nüüd, mitte näiteks 4 aastat tagasi, 8 aastat tagasi, 4 aasta pärast? Ütleme nii, et ma minevikuga ei tegele eriti. Ju siis ei olnud see õige aeg, et kandideerida ja olid paremad tegijad ja võib-olla ka ütleme, probleemid olid elus sellised, mis nagu ei pannudki mõtlema nüüd selle asja peale, aga ega ma ei pääsenud sellest ilmselt. Aga mis siis on nüüd eesmärgid Korvpalliliidu presidendina, kui muidugi ametisse nimetatakse, et mis võiksid olla need esimesed sammud presidendi ametis eesmärkideks siis võib-olla siin 2, 3, 4 aasta perspektiivis? Noh, kuna töö on inimestega ja mitte nagu, et autode tootmine, vaid inimestega, lastega töö tegemine, siis see 4 aastat on võib-olla tõesti üks selline etapp, kus sa näed, et mis on tehtud, ütleme inimestega, mis tulemus on inimestega. Korvpalliliidu süsteem on korrastunud ja töötab, nagu öeldakse, oma võimete piirides. Et kõik on, nagu öeldakse, alati saab paremini, aga kõik on, nagu öeldakse, rollid on jaotatud, nägemus on kujundatud ja usun ka seda, et olles ise juhatuse liige, et see juhatus oli ka töövõimeline ja tulevane peaminister meie eesotsas tegi ka, nagu öeldakse, tänuväärset tööd. See tööpõld, mida ta jättis mulle, see ootab, nagu öeldakse, jätkamist tegelikult. Aga kui nüüd nagu tõsiselt rääkima hakata, siis minu jaoks on ikka väga tõsine probleem noorte saavutussport ehk siis töö noortega. Teine probleem on treenerid. Nii treenerite haridus, treenerite motivatsioon kui ka süsteemi rahastus. Ja 3. kõige tähtsam probleem, kus ma pean näoga pöörama riigi poole. Seda ma olen teinud juba 10 aastat, alles treenerite liidu juhatuse esimees ja sisuliselt kogu selle spordi seesvalt. Nagu öeldakse, ilma, et me ekraanil peaks olema, siis ikka väga suur küsimus, et mis on meie huvid, mida me tahame saada spordilt üldse. Seega, ütleme, uue presidendi esmane ülesanne või üks väga tähtsaid ülesandeid on ikkagi suhelda riiklikul tasandil valitsusega, et seal tasandil peavad toimuma teatud muudatused. Kõigepealt tähendab iga, kui riik jõuab sinna maani, kus ta hakkab arutama neid asju üldse, siis ma ütleksin seda, et olles nagu treenerite ühenduses ja osalenud ka talo nimistus, ütleme, läbirääkimised kultuuriministriga ja riigiga, siis olles esimest korda talva läbirääkimised, siis tolleaegne minister Lang ütles, tere Jaak, et mis sa siin teed? Ma tulin nagu kultuuriministriga suhtlema. Tead Jaak, et riik ei ole sinule tööandja, ehk siis treeneritele. Mis kes see tööandja on siis? Oma valitsus on sulle tööandja. Ja kui siis järgnes see masuaeg, kus siis riik võttis omavalitsusel kohustus ära ametlikult, et ei ole kohustus toetada laste riigitööd ega sporti, siis see määrus on siiamaani kehtiv. Aga ikkagi oleks vaja, et riik siis seaduse korras sätestaks, et omavalitsusel on siis kohustus ikkagi sporti arendada ja siis vastava rahastuse ka
selleks ütleme eraldama? Nii, et ta tugifondidest nii rahastab juba praegu, tähendab mitteametlikult seda ka omavalitsuse, ütleme, toetusi, et läbi nende tuleb toetusi, aga ikkagi see süsteem on nii hägune ja umbmäärane, et kas on see süsteem toimib või ei toimi. Aga siin viimastel aastatel tegelikult on seda rahastamissüsteemi natuke muudetud ja üritatud siis treeneritele neid sotsiaalseid garantiisi ka luua, et see süsteem ikkagi ei ole piisavalt hästi käima läinud veel või on veel ikkagi vaja sinna lisamuudatusi? Sa esitasid väga hea küsimuse mulle, et kui me väga palju siin rääkisime praegu sellest 50-50 süsteemist, mida sa, nagu ma aru saan, see sotsiaalsete garantiide nagu tekitamine treeneritel ja mis on minu, nagu öeldakse, mantra olnud, siis see süsteem 50-50 maksutoetus oleks toiminud väga hästi läinud peale 10 aastat tagasi. Siis ei olnud veel need treenerid, 1200 treenerid, kes praegu saavad 50-50, nüüd on juba rohkem neid. Siis ei olnud nad kõik veel täispäevatööl teistes kohtades, teistes ametites. Tänaseks päevaks on nad täispäevatööl teistes ametites ja nad tulevad tööd, teevad ringitööd ehk siis tööd lastega ja noortega spordis, teevad omavalitsuses 2 korda, 3 korda nädalas. Tal on olemas taganemistee alati. Kui midagi juhtub, et rahastuse üksikkus lahkub ja tal on olemas garantii olemas nagunii juba. Aga olles ise selle asja sees olnud ka väga pikalt, tean seda, et praeguse seisuga, kui me seda 50-50 loodi, ega ma ütlesin albel, see on nende jaoks hea, need on umbes üle 400 treeneri, kes siiamaani olid ainult, tähendab, need ainuke elukutse oli tegi treeneri elukutse. Ja need oli üle 400 ja neid ta päästab küll tõesti. Aga need üle 1000, ütleme, üle 1000, need on kõik täispäeva töölised teises koha peal. Aga kas me peaks äkki treenerid siis ikkagi määratlema samamoodi nagu pedagoogid, et praegu näiteks uus valitsus siin räägib, et eesmärk ikkagi pedagoogide palk viia sinna 120% keskmisest ja et kas seda annab ära teha või ei anna, et tegelikult on räägitud sellest treenerite tasustamisest ja nendest probleemidest ikka väga kaua. Nüüd ma räägin sulle, kuna ma olen talo koosseisus ja olen 2 korda olnud ära kultuuriministriga kohtunud, siis see lava taga, see suure ümmargus lava taga on väga palju erinevaid elukutsestega inimesed, kellel on väga suured probleemid ja enamus neist on kultuuriinimesed. Seal on probleemid, on lavatööliste, lauljate, tantsijate, rahast, kõik ja siis on muuseumi töötajad, kõik on koos seal ja siis treenerite osa seal, nagu ma arvan, et me võib-olla eraldi peaks suhtlema üldse, tähendab sel tasandil riigiga, et me ei haaku selle suure lauaga. Et siis võib-olla saaks rääkida oma probleemidest eraldi ja õpetajate palkades räägitakse kogu aeg, et see tõuseb, aga palju meie miinimumpalk on, tead seda? Treeneritel? Jah, uuri järgi. Aga igal juhul enne, kui jätkame vestlust siin, vaatame, mida arvab korvpallielust Korvpalliliidu juhatuse liige ja ühtlasi nii täiskasvanute kui ka noorte treenerina tegutsev Janne Rits. Milline on praegu treeneri elu ja mida treenerid eelkõige veel sooviks, et tulevikus paremini oleks? Minul isiklikult on treeneri elu väga hea, et järelkasv on olemas, esimene lend lõpetas, naiskond on töös, lapsi tuleb trenni juurde, et minu arvates on hästi, aga see on see pool, mis treener saalis teeb, aga need teised asjad, et treener ei peaks muretsema väljaspool saali elu üle, et tal oleks kindel palk, et tal oleks haigekassa, need asjad vajavad veel natuke järgi aitamist, aga muidu olen ma treeneri eluga rahul. Noortekomisjoni liikmena kindlasti oled väga hästi kursis noorte tegemistega. Pidevalt räägitakse tegelikult, et noortetöö on Korvpalliliidus prioriteet, et kuhu suunas siis hetkel see noortetöö liigub? Selles suunas, et me hakkaks aru saama, et ei ole vaja nii palju mängida, vaid on vaja ka treenida, et see konkurents on meil väike ja siis need mõned üksikud, kes siis peavad mängima mitmes vanuses ja võib-olla ka naistes, et pahatihti unustatakse ära, et liiga palju mängitakse, et just seda, aga see suund on praegu hea, et ikkagist peab treenima,
et see esimene punkt just see, et alates 2006 sündinud, et nad saavad mängida ühes vanuseklassis, mis on praegu ka hea, et nad harjuksid oma vanustest praegu ja eks siis vaatame, kui see järelkasv tuleb meil, nagu öeldakse, et igas võistkonnas on 12, 14, 15 tekib konkurent, siis võib-olla vaadata need reeglid ümber, aga praegu lihtsalt peab natukene aitama ja hoidma neid, kes on teistest natukene paremad, just neid liidreid. Et selles mõttes, et kui need liidrid tulevad ka koondisesse, et siis neil oleks nagu harjumus, et uuesti tuleb konkurents ja et peab nagu harjuma seal rolliga. Pahatihti on nii, et need liidrid tulevad koondisesse kokku ja siis ta ei olegi harjunud võib-olla kaitses nii palju pingutama, mängima ja harjunud 40 minutit lihtsalt väljakul olema, aga nüüd ta peaks minema ja pingutama see 7 minutit vahetust saama, et kõik need asjad niimoodi nagu, et loksuksid paika, et eelkõige kasvatatakse mängijad just täiskasvanute koondisele. Kui valulik on endiselt see nii-öelda üleminekuperiood, pean nüüd silmas nii naistel kui meestel seal vanuses 18–20, 16–20? Eks poistel on see raskem, sellepärast, et saada meistriliiga pingi peale, okei, sa võid saada ka trenni, aga just, et saada mänguminuteid, et oleneb klubist, eks, et sealt Kalev Cramost ja Tartust ega väga palju ei saa, sellepärast, et mängitakse tulemuse peale, aga nendest teistest, nagu öeldakse, nagu võiks, et palju räägitud noortevõistkond Audentes, et ma ei tea, mina alustasin ka samamoodi, et ma pidin kõik, nagu öeldakse, need ära õppima ennem ja tulemus tuli siis, kui ma olin selleks valmis, et kohe ei saa olla, et kohe saad 10 minutit ja kohe, see tuleb ikka välja teenida. Eesti korvpalli toetab Unibet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja jätkame vestlusstuudiost Eesti Korvpalliliidu presidendikandidaadi Jaak Salumetsaga, et tuleks veel tagasi selle treenerite jutu juurde, siis mitte nüüd enam rahastamise osa pealt, vaid eelmiste presidendivalimiste debattide ajal räägiti palju sellest, et probleemid on ka treenerite koolitusega, et oled olnud koolituskomisjoni olen praegugi, et siis kuidas on hetkel seis treenerite koolitustega, on neil piisavalt võimalust ennast täiendada, kuidas see süsteem toimib, kas kõik töötavad treenerid ikkagi tänasel päeval on mingi kvalifikatsiooniga? No ütleme siis nii, et ega ta ei saagi ilma kvalifikatsioonide tööd teha, sest see ikkagi see tasemed, nagu öeldakse, panid asja paika. Sa pead tahad või taha, kui sa tahad treeneri töötada, sa pead toimetama endaga. Aga treenerite koolitus, olles nagu ka siis selle sihtasutuse koolituskomisjoni või tasemekomisjoni liige, siis näen ka seal, mis on teiste alade, nagu öeldakse, probleemid ja ütleme, korvpall on saanud hakkama selles mõistes väga hästi. Noorte tööst on kogu aeg räägitud, endiselt ka Korvpalliliit viimasel ajal andnud signaale, et noorte töö on prioriteet. Mida me saame siis ikkagi paremini teha, et kasvaks meil peale häid noori, jõuaks koondisse ja seeläbi ka koondise tase tõuseks, et mis seal noorte töös siis nii probleemiks meil on? Alaliit peaks nagu suurema kontrolli võtma selle noorte töö kvaliteedi peale ja suunatuse peale. Mina usun seda, et sa päris jõuga ei saa mitte midagi paika panna. Aga pigem sa pead ära kaardistama, mis tegelikult toimub selle noortetöö maastikul. Kui me räägime nüüd tütarlaste, ütleme siis korvpallis, siis see on Tallinn, see on Tartu, see on Rapla, tõsiselt ütleme nii palju, kui võimalik on. Ma tean, et Parksepas on veel ja 3 naiskonda, kes nagu, või 4 naiskonda koos Audentesega, kes mängivad nagu seda kõrgema taseme korvpalli, kus peaks olema nagu väljund, tähendab siis suurde korvpalli ja see on kogu siis ütleme siis see. No tegelikult oled juba ajakirjanduses välja öelnud, et üldse selline maapiirkondades korvpalli arendamine nõuaks suuremat tähelepanu, et meil on ikkagi endiselt üsna keskustesse koondunud või ütleme viimasel
mõnel aastal hakkab tasapisi ka mujalt tulema, erinevad siin koostöölepingud on sõlmitud, aga võib-olla veel sinna rõhku panema, et üle Eesti ikkagi korvpalliga tegeletakse ja tuleks seda kandepinda. Selle peale ma ütlen nii, et mitte midagi väga palju ei ole Eestimaal muutunud selle 50 aastaga. Sinna, kus tekib üks hull treener, sinna tekib ta korvpall. Ma näen seda asja niimoodi, et kui see spordisüsteem muutus meil suures muutmistuhinas, siis tekkisid sellised ühe mehe klubid. Ehk siis pikas jooksus ei olnud üldse, elu näitas, et nad ei olnud jätkusuutlikud. Siis mingi hetk hakati nagu seda lõhkuma, taheti ikka neid püramiide. Vaat see püramiid on ka minu jaoks selline utoopiline asi. Ei ole halb, kui see püramiid oli nii, et seal olid lapsed, naised, mehed, noored, juniorid, seniorid, kõik koos ja siis olid fännid ka. See oli selle ideaali tingimuse püramiid. Püramiid ma tänapäeva reaalses asjas on see, kui üks korralik, ütleme, Alexela liiga klubi on oma alumine püramiid. Lapsed, ütleme, noorte saavutusport, juniorid. Siit teevad siis oma klubi. Ta ei pea sinna sellesse oma klubi, nagu kasvanik ei pea kukkuma sinna ka oma klubi meeskonda. Aga seal tekib võimalus, nagu öeldakse, lisaboonus teiste meeskonda jaoks. Aga samas peavad ka teised meeskonnad sellega tegelema. Soomlased tegid väga kiiresti, said aru, et klubi tasandil ei saa enam tippspordi tulemust teha, siis praegu on omavalitsustasanditel 21 akadeemiat. Need on need akadeemiad, kus on siis kokku korjatud erinevate alade, nagu öeldakse, talendid, kellest võib midagi tulla. 21 akadeemiat Soomes pluss 4 riiklikku väga suurt akadeemiat, Vierumaid ja kõik asjad, kus on koolitused ja kõik. Et minu, ütleme, nagu nägemus oleks see, et eriti maakohtades, kus on nii see on hajaasutus ja kui nad teevad erinevates kohtades, aga ühes regioonis, et seal peaks olema selline kontsentreeritud töö, omavaheline suhtlus ja kõik, et nad iga mees ei murise oma nurgas ja teeb oma asja seal ühe väikese arvu lastega. Pigem nad peaksid kokku minema, nende know-how suureneb, nende töövõimekus suureneb, motivatsioon suureneb ja majanduslikud võimalused ka suurenevad. Ja aga nüüd jõuame ühte asja veel sinna vahele sisse. Pearaha. Nii. Mis kaotame ära. Ei, oota. Sellel hetkel, kus ütleme, treener Max Tuul alustab tööd lastega, ütleme, mingisuguses linnas kuskil, korjab kokku lapsed, vaat see on okei, kui ta saab linna omavalitsuse pearaha toetuse, laste arvelt. Aga nüüd jõuame järgmisse etappi, kus on siis see noorte saavutusport. Just, sest mina kogun neid lapsi selle arvelt, et mul on vaja neid hästi palju, et see palka saada ja saali üür ära maksta. Sa nagu ei mõtlegi seda üldse, et sa mingisugust tulemust teha, aga seda järgmisse sammu ei tehta sellepärast, kui Max Tuulil on üks Jaak Salumets, kes on nagu varaline spetsialiseerumisega, Max võttis lasteajast juba mind, aga ma hoopis sobin võib-olla võrkpalli või jalgpalli jaoks. Ja siis tuleb võrkpallitreener Max Tuule ja ütleb, kuule Max, see ei sobi ju korvpalli. Aga Max ütleb, kurat, ma kaotan pearahas, no way. Ja, ei saa ära anda. Kõik, kogu seletus, et sellist asja ära hoida, ma ikkagi soovitaks ja tahaks näha, et meil ei toimuks seda väga varajast spetsialiseerumist. Aga huvitava tüki lugesin paar päeva tagasi, et lapsed nagu tahavad liikuda ja treenida, aga ei taha võistelda. Et see oli tähendab üleeilses Postimehes. Et siin on mingisugune point sees jälle, kus see tendents ongi selline juba, ta ongi valmis kõike tegema, aga ta ei ole valmis kaaslasega rindamist. Aga mina ütlen sulle seda, et läbi korvpalli meeskonna ala ongi väga hea. Sa õpid kehtestama ennast tulevaseks eluks ühiskonnas. Meeskonnasport on väga hea selles. Aga nende ilusate sõnade juurest liiguks ega nad väga ilusad ei ole. Tippspordi juurde, et meie meistriliiga mingid aastad tagasi laienes, jõudis seal arv korraks, kui me oleme 10-ni, hetkel siis 9 võistkonda, et kuidas võib olla rahul meie meistriliiga hetkeseisuga, kas mingeid muudatusi oleks vaja ka seal, oled tegelikult juba ajakirjandus välja öelnud, et legionäride piirang on selline asi, kuhu suunas me peaksime liikuma. Ega see ei olnud minu väljamõte ega ei olnud ka Tiit Soku väljamõte.
see oli, ma vaatasin väga suurt Venemaad, siis venelased said ka väga hästi aru. Ka seal on Venemaa meistrivõistlustel olemas liigutajate piirang sees. Ja veel karmib kui meie oma. Küsimus pole selles, et mul ei ole, kuna oletame siis nii, et ütleme, Cramo mängib ka VTB-d ja võib-olla veel utreerime, et ka Tartu mängib võib-olla suuremat eurokappi, kui ta nüüd mängis aasta kõrgemal. See nõuab tõeliselt mängijate ressurssi. Et seal ei ole mitte midagi läbeneda, kui sul on ostada juurde, ütleme, 5 regulari või 6. Ja terve maailm läheb seda, terve Euroopa läheb seda teed. Aga ikkagi tähendab, nendest domineerivad, peaksid domineerima meie, nagu öeldakse, meie Eesti mehed, nagu öeldakse. Aga kui astuda veel samm kõrgemale, et meenutada aastat 93, Jaak Salumets oli Eesti koondise peatreener, võitsime Saksamaad, tulevast Euroopa meistrit, tulime 6. Et millal sellised ilusad ajad võiks tagasi tulla? Aga Maks selle kohta öeldakse nii, et Jaak Salumets keeraski Eesti korvpalli tuksi pärast nende saavutustega. Okei. Aga ikkagi, millal võiks selline rõõm meie õuele taas tulla, et praegu me küll räägime, et võiks jõuda sellele tasemele, et vähemalt regulaarselt oleksime Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. See on, nagu ütleme, täitsa ilma, et seda oleks vaja välja öelda, me peame kõik tegema, et säilitada pildil oleki Euroopa finaalturniiril. Ütleme, see hetk, mis tänavasta toimus, ütleme, mina jäida sellele kooslusele, kes mängisid EM-i tänavasta kvalifikatsiooni, mitte midagi ette. Nad ületasid oma oskused ja võimed, aga nad mängisid suure südamega. Aga miks me olime seal 90-ndate algust nii head? Ütleme siis, paneme siia selle Nõukogude Liidu meistritiitli kõrvale Euroopa meistrivõistlustel tipus ja siis tegelikult need samad mehed, kes mängisid siis ju, mängisid seal ka sajandi lõpus ja 2001 EM-il. Oli see kooslus ka, kes EM-ile käis. Kas Nõukogude Liidu süsteem oli kuidagi nii palju parem või oli see, et siis oli kellega koos võib-olla treenida, kelle vastu mängida või milles see fenomen seisneb? Vaata, see süsteem oli nii üles seatud, et otsustati kunagi enne seda süsteemi, kui hakkas Kalev tõusma, et ütleme siis Eesti paremad pojad pannakse ühte meeskonna kokku ja sellega loovad konkurentsi, ütleme, et mängida siis N-liidu meistrivõistlusi. Jah, pandi kokku, aga samas jätkus ka meil mängijad ja toimusid Eesti meistrivõistlused kuni kevadeni välja ja siis, kui N-liidu meistrivõistlused lõppesid ära, siis mehed jaotati pulgaks, ütleme, 2 riigiks jaokstud ära ja see toimis, süsteem toimis. Aga jällegi jõuame noorte tööni nüüd. Miks pärast see kooslus tekitas sellise tulemi? Ilma muidugi Babenko ja Karaväeti nende, et meil oleks väga raske olnud. Aga et see kooslus tekitas tulemi. See oli Tallinna spordiinternat kooli töö. Aga see oli, kui mina läksin tööle sinna tüdrukute treeneriks. See on esimene kool, ma ütlen, proovige ära. See on nii kõva kogemus, et kui sa suudad tüdrukud tööle panna, siis nad lähevad, siis sa võid ju meestega hakkama saada. Aga tegelikult meil on praegu ju ka Audentes, kes peaks koolitama neid tippkorvpallureid ja kõik võimalused seal olema. Muidugi ärme jätame, unustame selle ära, et nendel mängijad oli selge motivatsioon tollel ajahetkel liidu juuniori koondus ja N-liidu koondus. Et oli võimalus proovida läbi minna. Aga see oli, et võib-olla ka ütleme nii, et aeg oli teine. Nüüd on ju palju rohkem muid, nagu öeldakse, ahvatlusi noortel inimestel. See kõlab nüüd minu jaoks küll väga kurvalt, kas Jaak Salumets ütleb mulle, et nüüd on ahvatlusi nii palju, et ma ei saagi enam kunagi korvpalli finaalturniiril Eesti koondiste veerandfinaalis näha. Aga nüüd nõuab see asi, et elu on muid asju pakub nii palju. See nõuab veel nendelt inimesed, kes teevad lastega tööd 2 korda rohkem motivatsiooni, kogu teadus, kõik see peab tulema ka appi ja haritus kõik. Siis me suudame võib-olla uuesti jälle midagi teha. Aga praegu on, vaata, kui elu on läinud, kui loed need pealkirjasi meedias, meelelahutusüritused on nii, et enam ei 24/7, kogu aeg on üks meelelahutus. Ja mõni pealkiri on isegi nii, et isegi poliitika on jõudnud meelelahutusse juba. Et sellised peal on olemas ja faktid. Aga minu jaoks on olnud sportmäng, see mäng on minu jaoks olnud elu ja minu jaoks on see väga tõsine elu olnud. Elukutselisena.
nõukogude ajal olla elukutseline, siis öeldi nii, et kui sportlane trennis oli, siis teised olid koolis. Ma sain mõlemate asjadega hakkama. No loodame, et saavad edaspidi ka meie noored, aga enne kui jõuame loosimise juurde, vaatame, kuidas hindab seniseid EKL-i presidente ligi veerand sajandit korvpalliliidus töötanud, hetkel seenioride korvpalliga tegelev pikaaegne kohtunik Ants Eek. Kui võrrelda nüüd kõiki korvpalliliidu presidente, et siis kuidas võiks neid kirjeldada või nende töö kokku võtta? Noh, minu aja jooksul on neid 3. Esimene oli Aadu Kana, kes võttis mu tööle, Rahulik, kes ka täna veel mitte ei sekku, vaid on maksebasketi kaudu ehk seenioride kaudu. Järgmine oli siis Peep Avikso. Temaga oli kõige rahulikum selles suhtes töötada, et ta tegeles rohkem nagu juhtimisega, mitte nagu üksikute lõikudega, nii, eks ole. Tal meeskonnatöö oli rohkem, eks ole. Kui nüüd võtta Jüri, siis Jüri oli nagu, alustasime ju taga koos ühes kabinetis ja Jüri võttis asja ikka tõsiselt, lahkudes ka meilt, nagu ütleme, korvpalliliidu sekretariaadi tööst, saades presidendiks, ta ikka viis ennast asjaga väga kurssi, ta teadis kõike. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Enne tänase saate algust tuli Facebooki lehel jagada meie saate reklaami ning selle eest lubasime auhinnaks ajakirja Basketball 6 kuu tellimuse. Võitja loosimegi kohe välja ja palun, Jaak, võtta siit korvist üks nimi. Nii, ja võitja on Kalle Laasner. Palju õnne, Kalle Laasner, võtke meiega kohe ka Facebooki privaatsõnumi kaudu ühendust. Aga aitäh, Jaak Salumets stuudiosse tulemast ja kui korvpalliliidu presidendiks saad, siis edu korvpalli arendamisele. Tänud sullegi, kutsusid. Meie räägime ka lõpetuseks veel korvpalliliidu peasekretäri Keijo Kuhiga Jüri Ratase juhtimisel viimastel aastatel tehtud tööst. Jüri Ratas oli presidendiks 4 aastat ja nüüd siis vahetus toimumas, et millised on hetkel, võiks öelda, korvpalliliidu jaoks kõige põletavamad küsimused, mida siis siin uus president, mis projekte peab ka vedama hakkama? Praegu ongi kokkuvõtete tegemise aeg. Korvpalliliidu sekretariaat valmistab hetkel arengukava raportit ette, mis võtab kokku küll möödunud aasta, aga ühtlasi seab ka sihte järgmisteks aastateks. Selles mõttes on need presidendi valimised heal ajal, et võib-olla uus president saab uude arengukavasse juba oma sisendi sisse anda. Et viimase 4 aasta jooksul on reformitud meil noorte süsteemi korralikult, et treeneritel on väga hea visioon, kuidas edasi minna. Noortekoondised töötavad täielikult sellise struktureeritud ja läbimõeldud programmide alusel. Et me oleme alustanud kooli korvpalliliigat, mis on väga suur asi. Ma arvan, et klubidele väga hea võimalus, kuidas uute mängijateni jõuda. Et selliseid programme on väga palju, et kui vaadata tagasi 4 aastat, siis Jüri Ratase programm tuli välja, siis väga paljud vangutasid pead selles mõttes, et see on liiga ambitsioonikas, et seal on ju kõik kirjas, aga kui täna vaadata, ma arvan, et kõik ise saavad kuulda 18. detsembril, et mis on tehtud, siis üle 90% on tehtud, et korvpalliliidul on olnud väga kiired ajad need 4 aastat, et ja on ambitsioon sama kiired aastad veel 4 aastat võtta. Loodetavasti saame Jüri Ratase enda hinnangut tehtud tööle kuulda juba järgmises saates, mis on ka meie selle aasta viimane ning see jõuab eetrisse 5. detsembril kell 22:00. Seega kohtume taas 2 nädala pärast, seniks aga pallkorvi! Y'all ready for this?